Kui võtta laba, on plasti, liimi, mingid tugevad lisaaineid, klaasviibrit kindlasti on hästi palju seal. Et ma mõtleksin hoopis nii palju, et kus seda klaasviibrit kui sellisena täna kasutatakse. Et ma kujutan ette, et kui ideaalis et laba on valmistatud ette, et seda oleks võimalik esialgu mehaaniliselt töödelda ehk siis purustada, siis pärast purustamist ta võib-olla pulbriks teha ehk siis väga peenikeseks tükiks, siis võib-olla saab teda betoonis kasutada. Jaapanis juba prooviti betoonitööstuses asfaltkattesse kuskile panna, et miks mitte. Et kui ta suudab asendada midagi olemasolevat turul, siis on ju täitsa hästi. Seda on ka Euroopas kasutatud ja Eestis seda hakkab tõenäoliselt väga kaugust tulevikus üldse tagasi tulema labadena tervikuna. Siis meil on aega nagu atra seada ja mõelda, kas me saame või kas me võiksime suuta nendest labadest teha mingi uue toote või olemasoleva toote meie avaliku ruumi, pingid, laste mänguväljakud, liumäed, et võib-olla sinnaseks, et kuna ta on vastupidav, siis ta võiks olla ka kasulik võib-olla korduskasutusena uue toote näol. Mõned tootjad räägivad, et tulevik on helge, uued labad on ümbertöödeldavad, lihtsamini eraldatavad ja kõik muu jäätmekäitlus oma olemuselt on ikkagi probleemide lahendamine. Mina kui jäätmekäitleja arvan, et see, mis 15 aasta pärast juhtub, me hakkame probleemiga tegelema siis, kui on tekkinud jäätmed või kui see probleem on hästi suur. Et siis me näeme, mis on tekkinud, siis me oskame valmis olla ja oskame kuhu suunda vaadata, et mis selle suure mahuga peale hakata.